Okei, ei, tead, see ei ole õige. Laenureklaamid 12-aastastel on ka normaalsed selles suhtes. Vahel mul tekib küsimus, et miks mul on ralliautode käsipiduri süsteemi kohta reklaam. Keep getting this ad on TikTok. An AI thing that'll take a picture of people and make it look like they're kissing. They're like, this girl, we just gotta get her a few more times. She'll be it. Kui sa oled kasutanud viimasel ajal TikToki, siis sa tead, et rahulikust scrollimisest on saanud lõputu võitlus ajuvabade reklaamidega. Täna ma tahan koos teiega vaadata TikToki parimaid reklaame, mis te mulle saatsite, ja ka natuke selgust tuua, et miks me neid üldse järsku näeme. Oh my God. Oh my God. Plush hair claws, customized styles, various colors, reliable quality, exquisite shape. TikTokil on reklaamid olnud juba päris kaua, lihtsalt mitte Euroopas ja eriti mitte Eestis. Üks levinumaid teooriaid on see, et 1 päevaks TikToki ärakeelamine Ameerikas võttis brändidel junni nii jahedaks, et nad panid kogu oma reklaamide eelarve otse Euroopasse. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Why the hell is she still alive? Kuna Ameerikas oli see keeluhirm, siis kõik suured brändid võtsid oma rahad sealt Ameerika poolt ära ja siis TikTokil ei raha puudu ja nüüd nad üritavad siis Euroopa reklaamidega üle ujutada. See plaan tulla reklaamidega Baltikumi oli juba ammu aega tagasi. Küll aga, mis võib natukesel vähesel määral nagu toimuda, on see, et ettevõtted, kes muidu on oma reklaame suunanud Ameerikasse, on võib-olla oma reklaami eelarveid pigem suunanud rohkem ümber Euroopasse. Mis siis tähendab seda, et see otseselt ei muuda reklaamide ilmumise tihedust, vaid mis võib natukene muuta, on see, et võib-olla reklaami hinnad ja konkurents. Mis võib ka muutuda on jällegi see, et Eestisse näedki oma neid mingeid veidraid Hiina reklaame või mingeid Toyota käsipiduri reklaame. See teooria, et TikTok üritab lihtsalt igat viimast senti kokku kraapida, tundub päris loogiline, aga tegelikult TikToki reklaamid jäid lihtsalt veidi hiljaks. Täpselt nagu me peame ootama aasta aega, et Ameerika popid tooted siia pommiauku jõuaks, siis sama oli ka reklaamidega. Näiteks USAs ju on praegu TikTok shop, kohutavalt populaarne. Kahjuks paratamatus on see, et meie kui sihukene väikene jupikene, sihukene nunnu Balti õed-vennad on ju, et samamoodi nagu reklaamid tulid meile suure hilinemisega, siis ka see TikTok shop tuleb. Ja kui kunagi tuleb TikTok Premium, siis tõenäoliselt sellega läheb omajagu aega. TikToki reklaamid võtsid kauem aega, et Euroopasse jõuda, sest nad pidid veenduma, et nende reklaamisüsteem järgiks kõiki Euroopa Liidu karme seadusi. Pluss reklaamid peavad olema lokaliseeritud. Igal riigil on erinevad kultuurid ja keeled. See on kõik päris suur tükk tööd. TikTok ise väga hoolikalt valmistab ette erinevatele turgudele tulemist. See protsess on TikToki poolt tegelikult päris pikk, sest et juttu sellest, et TikToki reklaamid Eestisse tulevad, oli juba väga-väga pikalt. Ja neid inimesi juba võeti ja treeniti ja kõik oli väga timmu-vimmu. Tegelikult need reklaamid, kui nad tulid, siis augusti alguses Eestisse mingil määral, nad on terve selle aja olnud, kuigi lihtsalt koguseliselt on neid olnud väga palju vähem. Pluss väga paljud videod toona ilmusid siis pikema video lõppu. Niimoodi, et see video hakkab lõpuni juba jõudma ja siis seal hakkavad sekundid tiksuma, et nüüd tuleb kohe reklaam, et sa saad kohe kiirelt minema kerida, on ju. Ja nüüd siis kasutajate mitte väga õnneks, aga turundajate õnneks on nüüd siis asi normaalselt käima läinud. Naprill! Napid hinnad nutiseadmetele Telias. Tehisintellekti toega ja võimsa kaameraga Xiaomi nutitelefon, suure ekraani ja õhukese disainiga Apple'i nutikell ja kontrollitud aastase garantiiga uus kasutatud HP sülearvuti. Vaata lähemalt Telia e-poest. Telia. Mis siis nüüd? Nüüd nemad teenivad rämedalt pappi ja meie peame kannatama seda, mis iganes see on. Le prendra. Je suis tranquille chez moi.
Okei, ei, tead, see ei ole õige. Oletame, onju, mul on niigi halb päev ja siis ma mõtlen, et davai, paar TikToki onju, äkki on midagi toredat. Ma pean seda venda nägema või? Ma küsisin Instagramis, kuidas teil lugu on ja ma sain väga asjakohased vastused. Saved ei ole, aga see Bolti oma nuudlitega. Nuttev emoji, paha emoji, oksendav emoji. Pidin blokki panema neile, et ei näeks seda enam. Mul oli juhuslikult reklaam, kus keegi oma baklažaani pesi. Ei tea, TikTok täitsa lolliks läinud mul. Õnneks ei ole me selle probleemiga üksinda. Ka terve ülejäänud maailm on tähele pannud, et TikTok on crackis. Why is there so many ads on TikTok now? Every single time I open the app, there's an ad. I'll just be in the middle of watching a TikTok and it'll be like, did you know you can get 3 for $5? Like, what? Milliseid reklaame sina TikTokis näed? Endale üllatuseks tegelikult päris palju välismaa reklaame ja väga random reklaame selles suhtes, et ma saan aru, kuidas TikTok on võtnud minu huvidest lähtuvalt neid asju, aga vahel mul tekib küsimus, et miks mul on Toyota Gazoo Racing ralliautode mingi käsipiduri süsteemi kohta reklaam. Ma ei tea, kas need on minu huvid, mille reklaamid mul on. Vaata, ma ei taha endale jalga lasta sellega, et nagu need reklaamid on need, mida sina ise vaatad, aga mul on väga palju veidrat Hiina borderline pornograafiat. On üks, ma kerin ühe video edasi, on normaalne ja järgmine video on täpselt sama reklaam, mida ma just vaatasin. Sa vist mõtled neid Steamy Romance TV shows Hiina omi. Ja neid on mul ka tulnud. Kas teil on ka mingid veidrad AI reklaamid või? Ja see what the f*** this? Let's have a baby. What the f*** this? Nagu mis on? Aga kas me saame midagi ette võtta nende reklaamidega? Ei ja jah, TikTok enamjaolt kütab sulle reklaame olenevalt sellest, mis sisu sa vaatad. Enamjaolt. Aga ole siis hoolikam, millisele sisule sa reageerid. On ka olemas mitte huvitatud nupp. See ei peata su reklaamide sagedust, aga võib-olla vahetab selle teatud reklaami millegi muu jaoks välja. On ka paar sätet, mida sa saad muuta. Seaded, ads, mute advertisers ja seal on sul nimekiri brändidest, kus sa saad ära peita need, kellelt liiga palju reklaame oled saanud või neid, mis ikka üldse sinu huvidega kokku ei lähe. Ja ka huvisid saab täitsa TikTokile selgeks teha. Selle sama sätte all on hunnikute viisi kategooriaid ja sa saad igale teemale panna, kas sa oled huvitatud või ei. Ja ka vastupidiselt. Kui su reklaamid on liiga kõhedalt täpsed, siis sa saad limiteerida isiklikke reklaame. Ads, personalized ads ja lükka see maha. See tähendab, et TikTok ei arvesta selle sisuga, millele sa muidu tavaliselt oled reageerinud. Eestis on hetkel umbes 4 miljonit erinevat reklaami ja sa saad ka vaadata seda, kui paljud inimesed on täpselt seda reklaami näinud. Guess what I'm gonna do next? Kiss me. What? Kui 4 miljonit on sinu arust palju, siis näiteks Suurbritannias on neid 77 miljonit. Aga kuidas teil olukord reklaamidega on? Häirivad? Kas need panevad täppi? Kas sa kasutad seetõttu vähem TikToki? Andke kommentaarides teada.